Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et korralikuks suveks Eestil raha ei ole ja seetõttu läheb suvi kärpesse ja talvised ilmaolud naasevad ja süvenevad peagi. Majandus hakkas natukene juba tõusma, kuid suvisele perioodile on paljud inimesed planeerinud pikad puhkused, mis omakorda Eesti konkurentsivõimet alandavad ja seetõttu ei saa me suve endale praegu lubada, märgib valitsuse eriteade. Üleminek suve ajalt talve ajale tuuakse varasemaks ja seda tehakse sel aastal jaanipäeval. Kuna Eesti endale taas suve lubada saab, ei ole esialgu selge ja prognoosid lähiaastateks ei ole kiita. Politsei ja Transpordiamet aga annavad ühises pressiteates teada, et inimeste muretundlike isikuandmete pärast on arusaadav, kuid kõikide sõidukite pildistamine on samas kuritegevuse ohjeldamiseks vajalik. Olukorra lahendusena on Transpordiamet tellinud enam kui 1 miljon meeleolukat maski, milliseid on võimalik Transpordiameti internetilehelt tasuta tellida, on kitsemaske, rebase, karu, kana, hundi, jänese, peatselt ka tuntumate poliitikute maske. Kui juht ja reisija panevad maskid ette, siis on meeleolu sõidukis parem, elu muidu ka lõbusam ja keegi ei saa delikaatsete isikuandmete leviku pärast kannatada. Kuna kaamerad on kõikjal meie ümber, siis soovitab valitsus maske kanda ka tänavatel ja ka kaugel suurematest asulatest, et olla kaitstud ka satelliitjälgimise eest. Maskide kandmist uuesti kohustuslikuks siiski ei muudeta. Ja Tallinna teateid. Tallinna linnavalitsus on otsustanud avalikule survele järele anda ja mitte tõsta linna juhtiva ametnike palka, vaid selle asemel suurendada linnaametnike töötasu. Et samm oleks veelgi demokraatlikum, korraldab linnavalitsus maikuu lõpus Tallinnas ka referendumi, mille käigus inimestelt küsitakse, kas olete nõus, et tõstetakse linnavalitsuse palka või olete selle poolt, et suurendatakse hoopis linnavalitsuse töötasu. Tulemuste teada saamise järel asub linnavalitsus selle mandaadi toel ka tegutsema, teatab pressiteade. Ja veel uuendusi. Tallinna linnavalitsus teatab, et kehtestab juunikuust maamaksu. Uue maksu mõte on selles, et paljud maapiirkondades elavad inimesed käivad tihti pealinnas tööl või külastavad linna mõnel muul eesmärgil, kasutavad infrastruktuuri ja muid hüvesid, kevadel ja sügisel kannavad pori linna, kuid mingit tasu selle eest ei maksa. Maamaksu peavad hakkama tasuma kõik maal elavad inimesed. Maamaksu määraks saab olema 150 eurot aastas. Kes maamaksu maksta ei saa, sellel on võimalik tulevikus Tallinna külastamiseks osta linna piirilt tunni või päevapilet maksumusega 10 eurot. Maks on ka Vabariigi Valitsuse sõnul õiglane, sest näiteks saarte elanikud on aastakümneid maksnud ka selle eest, et oma koju saada. Mandri inimesed on seni saanud ilma rahata kõndida ringi ükskõik kus. Ja teaduse vallast. Rühm Ungari teadlasi on katsete teel teinud kindlaks, et häid lambaid mahub palju ühte lauta. Natukene tujukamaid lambaid mahtus lauta 32 isendi võrra vähem. Halvapoolseid lambaid mahtus lauta vaid 112, väga halbu lambaid 3 ja samuti leiti lammas, kes oli niisugune siga, et temast mahtus lauta ainult pea ja vasak esimene jalg. Eetris olid uudised.